Tervist, tahaks öelda, et rõõm teid näha. Nüüd mina teid küll ei näe, aga te vähemalt kuulete mind rohkem. Te rohkem näete mind kui mina teid. Mina olen Mari-Emma Kadakas, ma olen muidu Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur ja Karlstadi ülikooli järeldoktor. Ja üks minu uuringu suund on siis ka viisid, kuidas inimesi rohkem uudiste juurde ja ka teaduse juurde tuua, kuidas paremini vahendada. Ja sellega seotud mõtteid ma siis täna teiega jagangi. Ja alustuseks räägime sellest, mis Eesti teaduses praegu, millised narratiivid on olemas või mis siis domineerivad. Et laias laastus jagunevad need kaheks. Ühed on populariseerimistegevused noortele peamiselt suunatud. Ja need on siis lootuses, et kui need noored kunagi tulevad ülikooli õppima, et siis nad hiljem võib-olla ka kaaluvad teadlaseks saamist. Et see on selline hästi pika perspektiiviga projekt või narratiiv, ütleme siis nii. Populariseerimistegevustes on aga pikalt olnud, ütleme siis juba üle 10 aasta olnud hästi tugev suund loodus- ja täppisteadustel. See ei ole Eestis kuidagi ainulaadne, see on ka teistes riikides nii olnud siis eesmärgiga just populariseerida kõvasid teadusi, milles oli järelkasvu probleem pikalt. Ei saa öelda, et need ei oleks vilja kandnud. Kindlasti on populariseerimistegevused toonud noori rohkem loodus-täppisteaduste juurde, inseneeriasse, IT-sse. Ehk et võib öelda, et see narratiiv on oma eesmärki teeninud. Küll aga tasub endale meelde tuletamata, et see narratiiv katab vaid osa Eesti teadusest. Siin on omaette potentsiaal ja mõtteained. Teine suund on teadustulemuste kajastamine. Ja kui algselt oli avalikkusele mõeldud kommunikatsioonis eesmärk nende teadustulemuste kaudu pakkuda avalikkusele paremat arusaama. Ma räägin algses mõttes umbes 80-ndatest, kui tuli välja Bodmeri raport, milles rõhutati siis seda tavainimesteni peavad jõudma teadussaavutuste tulemused nende igapäevaellu, sellesse mõistmisse. Et see arusaam oli seal, oli eesmärk viia inimesteni teadmist, kuidas teadus toimib, kus inimene seda igapäevaelus kasutada saab. Aga paraku on see kuidagi sellises suures tegemise tuhinas üha enam kaldumas sinna teaduse ja teadusasutuste turunduse poolele. Teadlastel on kohustus oma teadustööst mingil hetkel rääkida ja siis nad täidavad selle kohustuse ära, saavad oma artiklilinnukese või ka mõne saatelinnukese kuskil kirja. Aga kas see ka tavainimesele kohale jõuab? Et see, mida siin esimeses ettekandes ka rõhutati, et kuidas teha teadus inimese keskseks, et see sõnum kohale jõuaks. See on ära võib-olla kippunud ununema sellises teadusturunduslikus tegevuses. Ehk et võiks küsida, et kas tavainimesele ikka jõuab kõik see teaduse kommunikatsioon ka päriselt kohale ja mida ta siis selle teadmisega peale hakkab. Ja seda ka üsna hiljutised uuringud näidanud, et ülikoolid ja teadusasutused ja ka siis teadusadministratiivsed asutused kipuvad kasutama teaduskommunikatsiooni oma turunduse, näiteks kas sisseastumisturunduse või muudel eesmärkidel, mistõttu ära ununeb see, kellele see teaduskommunikatsioon peaks keskselt mõeldud olema. Ja natukene, kui me nüüd Eesti konteksti tagasi tuleme, et meil on natukene sama probleem sellega, et teadlased, kes on pildis, on kohe väga mitmel pildil. Ja siis teistele, justkui kellel ei ole parasjagu aktiivset projektikommunikatsiooni perioodi või midagi sellist, või neile lihtsalt ei ole ka oskusi või piisavalt teadmisi või ka abiväge, et pildile pääseda, siis neid ei ole pildil. Ja siin on nüüd jälle mõte neile, kes teaduskommunikatsiooni vahendavad. Ma tõin siin slaidil näite täiesti hävitult telesaatest, kus on sama teema, sama teadlane, isegi samas laboris, sama tegevusega ja ma ei tahaks öelda ka sama rahastaja poolt. Samasuguseid näiteid saab tegelikult tuua erinevate telesaadete kohta. Ja mõistagi võib ju olla, et teadlasel on paari aasta jooksul oma teadustöös edasiarenguid ja neid võib tõesti ka kajastada ja kõik see on hea. Aga küsimus on ka selles, et kas tegelikult vahendatakse seda muutust või vahendatakse ikkagi seda sama teadlast. Ja antud juhul, mis siin slaidil on toodud, paraku ikkagi räägib täpselt samast asjast. Kes tahab, võib täpsemalt vaadata ja vaadata, kui palju ta uuemat informatsiooni sai. Aga paraku need kaks näidet, mis siin slaidil on toodud, Uudishimu Tippkeskuse teadusest, et need ei ole erandid. Mina, kes ma võib-olla ebatavaliselt palju vaatan ja kuulan
teadussaateid ja ka jälgin kõike, mida Eesti teaduse kohta kirjutatakse, siis seda kordumist on liiga palju ja uut on liiga vähe. Ehk teadust tehakse Eestis ka muudes valdkondades kui loodustäppisteadused ja ka üksikute teadusrühmade kontekstis tehakse rohkem, kui praegu pildile pääseb. Ja just nendel, keda pildil ei ole, et nendel võib olla raskusi avalikkuse pääsemisega. Samas eetriaega saavad ühed samad, et siin on mõttekoht, miks see nii on. Ehk siin on arengupotentsiaali teemade variatiivsuses. Vaja on alternatiive ja uuendust ja kust seda variatiivsust siis võiks otsida. Kui ma siia slaidile selle info panin, ma olen seda ka varem mõnes teises ettekandes näidanud. See on eelmise aasta teadusbaromeetri andmete kohaselt, et inimesed peavad kõige kasulikumaks arstiteadust mõistetavatel põhjustel. Ja see on ka osaliselt see teadusbaromeetri muidugi piirang, sest see toimus 2020. aasta suvel, mis tähendab, et inimestel oli koroona tõttu mõistetavam, miks arstiteadust vaja on. Samas, kui vaadata, kui palju arstiteaduses Eestis reaalselt teadust tehakse, siis see jääb alla enamikule teistest teadusvaldkondadest. Ehk et kõige vähem näevad samas inimesed kasu humanitaar- ja sotsiaalteadustes, on siis 77-79% juures. Võigi see näitaja on kõrge, ei saa eitada. Aga miks inimesed ei tunneta nende teaduste kohalolu oma igapäevaelus, miks nad ei näe selle kasulikkust? Siin on küsimus. Ja kui me tuleme nüüd tagasi selle avalikkusele suunatud teaduskommunikatsiooni juurde, siis need teadused on teaduse eelmainitud kahes teaduskommunikatsiooni narratiivis ka kõige vähem esindatud, ehk et seda humanitaar- ja sotsiaalteadust me tegelikult nendes teaduskommunikatsiooni narratiivides hästi ei näe. Ja siit võiks siis küsida provokatiivselt, et kuidas saada stereotüüpsusringist välja. Nii visuaalne kui ka sisuline pool teaduskommunikatsioonist vajab värskendust ja uuendust. Teadlaskonna hulgas on see teemasilt, mida ma siin slaididel nii esimese slaidil kui siin on näidanud, see bad stock photo of my job, mis näitab siis veidralt üle võlli visualiseeritud teadustööd. Et muidugi mõista, on see televisioon või on see ka ajaleht või veebiväljaanne, et see vajab liikuvat pilti, mis tuleb mõnel puhul siis välja mõelda ja luua, aga selles ei pea minema stereotüüpidesse, eriti nendesse, mis siis sisulises mõttes võib-olla on täiesti eksitavad ja veidrad ja naeruvääristavad. Ehk kuidas tulla ka narratiivide puhul välja stereotüüpidest, et teadlane on laboris ja teeb kogu aeg katseid või et teadustöö annab majandusele hoogu, sest ettevõtlus saab hoogu, kui teadlane leiutab. Mis narratiivid meil veel on? Ja nüüd ma tulen selle juurde, mille pärast me ilmselt paluti seda ettekannet tegema. Ehk siis erinevad uued formaadid, ehk see osa, mida ma olen just uudiste puhul uurinud ja mida siis ka teaduskommunikatsioonis võib võib-olla mõne hea mõtte anda. Viimased 3 aastat ma olengi tegelenud YouTuberite ja podcasterite formaatide uurimisega. Leida vastus küsimusele, kuidas laenata nendelt erinevaid praktikaid, mis teeksid uudiste sisu või mis tahes muu sisu atraktiivseks noortele või ka siis laiemalt YouTube'i jälgijatele. Mida nemad teevad, et nad suudavad hoida miljoneid vaatajaid vaatamas ennast tundide kaupa. Ja ma tean, et kõiki neid praktikaid ei saa üks ühele võtta. See on üks minu teaduste oluline tulemus, et lihtsalt YouTube'i minemine või lihtsalt YouTuberite jäljendamine ei tööta ja ei tööta kindlasti traditsioonilisse meediasse ülevõetuna. Aga mida nad siis teevad teistmoodi, mida saaks õppida? Nad jutustavad lugusid, nad tõlgendavad ehk interpreteerivad. Nad ei pea selleks, vähemalt mitte oma videos, mitte kedagi intervjueerima, nad ei pea istuma kahekesi kaadris ja rääkima üksteisega, vaid YouTuberid ja podcasterid ongi sageli ise need vahendajad. Nende tõlgendust pidi liigub info jälgijateni. Ja kui selgitaja ise saab sellest aru, mida ta teeb, siis ta teeb selle ka oma auditooriumile selgeks. Ja see ongi nende pluss, see on see põhjus, miks neid jälgitakse. Nad ei lavasta kuskil laboris mingit kanade vaatamist, nad ei otsi meeleheitlikult teadlast laborist ja nad illustreerivad seda just nende käepäraste vahenditega, meemid, graafilised pildid, asjad, täpselt see, mis nende teksti illustreerib, nad ei pea selle jaoks teatrit tegema. See on visuaalne ja graafiline ja siis nad räägivad mõnikord veel kiiremini kui mina. Teine asi, mida ka siis Jüri väga hästi juba oma ettekandes ka mainis, sama podcastide hullus, mis lahti on läinud, aga kui me võtame 5 või 7 aastat tagasi, siis ega YouTube'iga oli täpselt samasugune hullus lahti, et kõik arvasid, et seal olek ongi elu lõpp ja edu algus. Ehk podcastid, mis on siis jällegi uus katsetamine.
vana meediumiga, natukene sama, mis juhtuski siis kõikide nende samade sotsiaalmeedia videotega. Et igaüks, kes arvas, et ta oskab rec-nuppu vajutada, arvas, et ta on ka juba ühtäkki sisulooja. Päris nii lihtsalt see siiski kõik ei käi. Ja jällegi podcastidega samamoodi, et kõik loovad suure hooga podcaste, aga kõik ei suuda haarata auditooriumi. Jällegi küsimus, miks? Osati seda kõike peegeldas ka Jüri Slaid väga hästi, et kui palju siis ikkagi tegelikult kuuletakse neid podcaste, kui palju neid toodetakse ja kas seda auditooriumi tähelepanu tegelikult ikka kõigele sellele jagub. Aga miks kuulatakse podcaste? Sest podcast on hästi unustatud vana, see on lihtsalt hästi unustatud vana raadio, et raadiokuuldemängud on podcastide formaadilised eellased. Platvormilises mõttes või siis meediumi mõttes on podcasti eripära see, et ta on lahti ühendatud audio platvormist ehk et ta ei ole seotud otseselt raadioga, et tuleb ka eristada see, mis on raadiosaade ja mis on podcast, et selles mõttes tuleb siin vahet teha. Ja mis ühendab populaarseid podcaste, meie just praegu käimas olev podcastide uuring, et mida me praeguseks kindlaks teame, on see, et neid ühendab väga hea loo jutustamise oskus ja see samuti see interpretatsioon, millest YouTube'i puhul ka rääkisin, autentsus ehk algupärasus ehk originaalsus, et tehakse midagi, mida teised veel ei tee ja edukad on need, kes tabavad ära koha, kus keegi veel midagi ei tee. Ja siis ka teine kvaliteet, mis sageli unustatakse ära, sest et see rec-nupu vajutamine on ikkagi niivõrd lihtne. See ei ole ainult nii, et suudetakse salvestada heli, ükskõik kui äge mikrofon sul on, sa pead ikkagi ka helirežiist midagi teadma. Sa pead teadma sellest, kuidas narratiivi puhtana hoida või seda puhtaks teha, kuidas seda toimetada. Ja ka oluline see, et see sisuline kvaliteet, et see oleks informeeriv ja meeltlahutav, mitte lihtsalt, ma ei tea, tund või poolteist pläkutamist. Ja inimene peab aru saama sellest teema sisulisest kasust temale endale, mis on siin seda, mis mind huvitab. Ja podcastide maailmas on nüüdseks juba väga palju teadussisu, aga jällegi mitte kõigis teadusaludes ikka kipub natukene minema sinna muidugi nendesse kohtadeks, kus inimeste huvi on tervis, eneseabi, vaimne tervis, kõik see osa, ja siis sellist hardcore kõva teadust. Ja siis tuleme muidugi eestikeelsete teaduspodcastide puhul, kus on arenguruumi kõvasti ja algupärast sisu oleks ka kindlasti kõvasti, aga kuulajaskond on täpselt muidugi see auditoorium, kus meil on. Ehk et kõvasti on meil tühja ruumi ja jällegi mainin, et kõvasti on tühja ruumi veel eriti sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. Ja siis uued formaadid sotsiaalmeedia laiemalt, pidades võib-olla nüüd silmas siin siis neid sotsiaalmeedia platvorme nagu Facebook, Instagram, TikTok ja nii edasi. Nendes kanalites käivad inimesed ikkagi peamiselt meelt lahutamas. Seega, kui tahta sinna sobituda ja sealset auditooriumi köita, siis peab ennekõike mõtlema ka meelelahutuslikus võtmes. Et jah, seal on palju turundust, aga väga palju on ka sellist elustiili turundust seal, mis muidugi teaduskommunikatsioonis elustiili turundusega nendes võtmetes, mis seal on, võib-olla väga läbi ei löö, muidugi väga alternatiivsetes narratiivites võib ka proovida. Aga kindlasti ei löö seal läbi teaduskommunikatsiooniga, kuhu peidetakse tegelikult ära organisatsiooni turundust. Ehk et miks meie õppekava on hea või meie ülikool on selle protsendi sees. Miks see seal ei tööta? Sest see pole meelelahutuslik. See ei ole see infotainment või edutainment. Ehk et see ei ole see info meelelahutuslik komponent, mida inimene tegelikult siis ka ootab mõnevõrra sealt teadussisult võib-olla. Küll aga toimivad sotsiaalmeedias narratiivid, kus inimesel on lõbus. Ehk et kui suuta selles narratiivis kokku panna hariv, ehk ta saab sealt oma igapäevaellu uusi kasutatavaid teadmisi, mis eriti edukas on siis, kui panna nii-öelda fun fact ehk et mingisugune naljakas fakt, mille ma teada sain, korraga tõesti siis ka faktipõhiselt, meelelahutavalt ja ka harivalt kokku. Ehk et need kombinatsioonid, mida ei olegi üldse nii lihtne teha, võiksid sotsiaalmeedias päris edukalt töötada. Sotsiaalmeedia puhul tuleb ka meeles pidada, et selle edukuse tagab järjepidevust. Et kui see ei tohi olla liiga järjepidev ehk liiga sage, aga ta ei tohi ka olla liiga harv. Ja sotsiaalmeedias katsetamised selles mõttes ei tööta, vaid tegutseda tuleb enne läbi mõeldud, et see, mida Jüri väga hästi rääkis erameedia puhul, et kuidas see protsess käib, tuntus ja kaalumine ja tegevus, sageli algavad tegevused tulevad enne seda, kui tegeletakse tuntuks saamise ja kaalumisega. Siin on omaette küsimus. Natukene värsket tühja ruumi ka. Ja ma jätsin siia slaidile just nimelt palju tühja ruumi selle sama auditooriumi tuntuse osa pealt.
et iga kommunikatsioonikanal, mis avatakse, peab viima auditooriumini. Vastasel juhul on tegemist lihtsalt tühja toruga. Ajal, mil neid torusid ja sõnumeid on väga palju ja auditooriumi tähelepanu üha vähem, on üsna tulutu, kui mitte öelda kasutu, luua uusi kanaleid, kus teise otsa tuleb alles hakata seda auditooriumi meelitama. See on põhjus, miks me näiteks teadusrühmadel enam ei soovita pelgalt, ma ei tea, aastase või 3-aastase projekti jaoks luua oma sotsiaalmeedia kontosid või kanaleid. Sest sinna jälgijaskonna kasvatamine nõuab hästi pikaajalist pingutust ja seda tavaliselt projekti vältel ei jõuta teha. Pigem tasub kasutada siis kanaleid, kus inimesed juba on, kus on lojaalne auditoorium olemas ja siis, kus see siis on. See toob meid tagasi jälle sinna traditsioonilise meedia juurde. Kõik see, millest Jüri väga kenasti rääkis. Et vanasti nimetasime seda lihtsalt massimeediaks, sest ta jõudiski massideni. See ei ole tegelikult väga palju muutunud. Et massid vaatavad jätkuvalt sisu. Vahest mitte enam samal moel, kuid head sisu vaadatakse kindla peale. Et inimeste visuaalne ja auditiivne info tarbimine ei ole vähenenud, vaid see on suurenenud. Küsimus on lihtsalt see, et need viisid, kuidas me seda varem oleme mõõtnud, on võib-olla oma aja ära elanud. Ehk et televisioon on kolinud oma voogedastustesse ja nii edasi, et me võime küll arvata, et Netflix sööb televisiooni ära või mis iganes muud voogedastused, aga pigem on küsimus selles, et inimesed vaatavad sisu ja kui sisu on hea, siis vaadatakse seda ükskõik kust. Nüüd on küsimus, kuidas selleni jõuda. Et siin slaidil tõin ma näiteks Charité sarja, mida ilmselt ka paljud olete näinud, kuna ka Rahvusringhääling seda näitas, aga see on ka Netflixi algne sari, vähemalt seal ta oli. Aga millest ta räägib? Ta räägib ajaloo kaudu erinevatest teaduslikest läbimurretest 19. sajandil, aga see nabanöör kogu selle sarja puhul on siis see, et mis see teeb köitvaks, teeb inimlikud lood, mis on selle haiglaga seotud olnud. Aga see kõik tegelikult keerleb ümber nende teaduslike läbimurrete. Siin on mõttekoht, et inimlikud lood. Ja siit võib-olla edasi küsimus, et mis me siin väikeses Eestis suudame teha, et suur Saksamaa ja suur Netflix ja kõik on globaalne. Aga arvestades, et ma ei tea, ka 19. sajandil ka Eesti oli siis ju teaduse mõttes Euroopas ikkagi väga esirinnes ja alati võib vaadata minevikku, aga võib otsida ja sealt teadussaavutusi, mille ümber on inimesed ja nende lood. Aga tegelikult on meil väga palju pakkuda ka tänapäevast. Lihtsalt oluline on need lood üles leida ja need inimesed, need päris inimesed, kellega need lood on seotud. Ja inimestele meeldivad päris inimestega ja päris eluga seotud lood, sellepärast, et need tekitavad sellise põneva, eriti draamasituatsioonide puhul sellise hea tunde, et see võiks juhtuda ka minuga või ma elan sellele kuidagi kaasa. Ma olen selle slaidile pannud lihtsalt mõne teema, millest iga ühest saaks teha 2 osa, ehk kokku on see slaidi terve hooaja jagu sarja. Ja kui ma näen, et need ideed muidugi peaksid ilma minuta kuskil töösse minema, siis ma tuletan seda slaidi, seda ettekannet meelde. Aga üldiselt mul oleks väga hea meel, kui see Eesti teaduse lood jõuaksid samamoodi draamasarjana inimesteni. Ja kui sakslased suutsid oma ühe haigla loo maha müüa Netflixile, siis miks mitte Eesti? Kui on piisavalt kvaliteetne, piisavalt haarav lugu ja neid lugusid uskuge mind meil on. Ja samas me oleme see eksootiline Ida-Euroopa digiime. Miks me ei peaks müüma? Ei tasu ennast üldse ära hinnata. Ja üks narratiiv, mille ma võib-olla veel välja tooksin, mis on seotud ka pigem nagu platvormide ülesusega, tee kus tahad, et see ei pea olema Netflix, ei pea olema televisioon, see võib olla kus iganes, aga see kõik nõuab häid stsenariste ja loojutustajaid, et teadlane kui teaduselustiili viljeleja. Ja vähemalt pool teadlastest ei ole üldse laborites ja ei tee sinist tossu ja ei leiuta ja minu arust me võiksime selle stereotüübi nüüd kuhugi kõrvale panna mõneks ajaks. Meil on jätkuvalt vaja neid narratiive, mis räägiksid, kuidas teadust tehakse, kuidas seda tehakse ausalt, mis on kitsaskohad ja mis on need kohad, kus me saame kõik panustada, et see oleks läbipaistev. Ja nii ei pea me ka tegelema siis kriisi ajal sellise teadmatuse ja teaduse olemuse mõistmatusega, nagu me praegu oleme aru saanud, et inimesed tegelikult ei saa aru, kuidas teadust tehakse, sest me oleme kogu aeg rääkinud teaduse edulugudest, aga mitte sellest, mis seal teaduse kõhus toimub, kuidas see protsess ikkagi käib ja mis eristab teadust lihtsalt arvamisest. Ja rääkida teadlaste lugudest, siis lood Eesti teadlastest, teadus kui elustiil, ma ei tea, samamoodi nagu ilublogijatel või reisivlogijatel või mänguritel. Teadus on elustiil, sellega käib kaasas põnevus, sellega käivad kaasas seiklused, sellega kaasas reisimine, sellega käivad kaasas oma distsipliini veidrused, suure paugu teooria näiteks väga hästi näitab, et omaette kiiksuga inimesed nad on. Et selles on oma võlu ja seda elustiili tegelikult annab väga hästi vahendada. Ja selle kõige vahendamise juures tulen tagasi selle juurde, et mida siis vaja on.
ennekõike on vaja loomingulisi inimesi, on vaja stsenariste, copywritereid, sotsiolooge, teadusajaloolasi, on vaja neid teadlasi, kes ise tunnevad ära iseendas loo. Ehk et on vaja tervikuna kokku, et ühelt poolt saaks kokku inimesed, kes tunnevad seda sõna, kes tunnevad inimest ja kes tunnevad lugusid. Ja siis nendega kokku on hea panna inimesed, kes tunnevad nii traditsioonilist meediat, aga ka need, kes tunnevad mis tahes formaatide ja platvormide loogikat, on nad siis Instagramerid, TikTokerid, kes iganes. Kui need erinevad grupid kokku saavad, kui need 2 gruppi kokku saavad, loomingulised ja sisulised inimesed ja need, kes tunnevad platvorme ja formaate, kui nemad panna omavahel koostööd tegema, siis ma usun, et mõlemal grupil on panustada väga palju sellesse, et meil oleksid uued alternatiivsed teadusnarratiivid ja need kataksid rohkemat kui ainult seda, mida me nüüd viimased 10 aastat oleme juba päris hästi näinud. Sellega ma siinkohal lõpetan ja vaatame, mis edasi saab.